Meie oleme Celal Yildirim ja Maija Ylijokipii ja meie teemaks on keele- ja kultuuritundlik pedagoogika. Celal on matemaatikaõpetaja Laagna gümnaasiumis. Ta tegeleb iga päev keeleõppijatest õpilastega ja on loonud praktikaid, millega oma õpilasi koolis toetada. Mina olen oma doktoritöös tegelenud keele- ja kultuuritundliku pedagoogika raamistikuga ehk tunnen ka teoreetilist tausta. Varem olen töötanud nii teise keeleõpetajana 3. kooliastmes kui ka õpetanud pedagoogikat sisserännanud õpetajatele Soomes. Selles videos toob Celal mõned näited oma tööst. Ta näitab õpilaste komistuskive ning milliste praktikatega ta õpilasi toetab. Mina jällegi laiendan tema praktikaid natuke teooria suunas ning seletan, miks ja kuidas tema praktikad töötavad nii hästi. Meie teemaks on siis keel. Tahan meelde tuletada, et keel on sotsiaalne nähtus ning seotud selle keskkonnaga, kus seda kasutatakse. Selleks tulevad keelelised oskused ja valmisolekud sellest keskkonnast, kus õpilane elab ja kasvab. Kool on jälle omamoodi keeleline keskkond. Et õppida tõhusalt, peab õpilane valdama nii-öelda akadeemilist keelt ehk sõnavara, keelekasutuse mudeleid, mis selles õppekeskkonnas on kasutusel, kuid samas ka igapäeva suhtluskeelt ja veel ka nii-öelda koolikeelt, mis on seotud kooli, kuid mitte teatud õppeainetega. Vaatame neid erinevaid keeleregistreid ning õpetaja pakutud keelelist toetust Celali näitete abil. Esimeseks esitan ühe praktilise näite matemaatikatunnist. Enne kui hakkame ülesannet lahendama, palun õpilastel see vaikselt läbi lugeda. Aga nad ei tohi kohe arvutada. Nende ülesanne on joonistada skeem selle põhjal, mida nad aru said. Seejärel vaatame skeeme koos. Kui skeem on vale või puudulik, ei ütle ma kohe õiget vastust. Küsin hoopis, milline sõna jäi segaseks. Millises kohas see ei olnud kindel. Siis keskendume just sellele sõnale. Selgitan seda lihtsamalt või toon näite. Pärast seda palun õpilastel joonistada uue skeemi. Väga tihti juhtub, et ainult ühe sõna mõistmine muudab kogu skeemi õigeks. See näitab, et probleem ei olnud matemaatikas, vaid keele mõistmises. Nagu Celal ütles, on lihtne ajada segi seda, millal probleem on õppesisus ja millal jällegi keeles. Selleks on väga tähtis, et õpetaja pöörab tähelepanu keelele. Õpetaja mõistlik suhtumine on esimene samm, kuid nagu Celal just välja tõi, on tähtis ka see, et õpetaja tegeleb teadlikult, avalikult õppekeelega seotud teemadega. Samas on jälle oluline, et õpetaja ei lahenda asju õpilaste eest, vaid annab õpilasele võimaluse toestatult ise jälle edasi minna. See toestamine on oluline ning on kõigile ka juba tuttav, sest juba Lev Vygotsky on seda kirjeldanud oma lähearengutsooni mõistes. Aga kui tegeleme õpilastega, kes alles õpivad õppekeelt, peame meeles pidama, et nemad vajavad toestust ka keele, mitte ainult sisu suhtes. Samas õpilane, kes õpib teises keeles, töötab topeltkoormusega. Ta õpib korraga sisu ja keelt. Lisaks ei õppida mitte ainult õppimiseks vajalikku keelt. Näiteks õppeaine sõnavara, vaid peab õppima igapäeva suhtluskeelt, mille abil koolikaaslastega suhelda ning veel ka sellist sõnavara, mis on koolis tõhusalt tegutsemiseks vajalik, mida võib nimetada koolikeeleks. Neid erinevaid keeli on uurimuses nimetatud inglise keeles BICS ehk Basic Interpersonal Communication Skills ning CALP ehk Cognitive Academic Language Proficiency. Uuringud näitavad, et tihtipeale BICS areneb 1–2 aasta jooksul üsna heale tasemele
ent kalpi arenemine võtab lausa 5–7 aastat ning kui me ei pööra tähelepanu akadeemilise keele toetamisele, võib see jääda liiga kehvaks, et koolis ja elus edukalt edasi minna. Aga kui me koolis tegeleme ainult õppeaine keelega, jätame õpilase tihti hätta. Celal toob järgmise näite, kuidas ta toetab oma õpilasi ka koolikeele suhtes. Klassis olen loonud väikese keeletoe süsteemi. Koos õpilastega paneme kirja kõige sagedamini kasutatavad laused. Näiteks, ma ei saa aru. Kas sa saad aidata? Mul on valmis. Ma proovin uuesti. Seejärel riputame need laused klassi seinale. Tunni ajal suunan õpilasi neid lauseid aktiivselt kasutama. Näiteks, kui keegi jääb hätta, julgustan teda ütlema, ma ei saa aru või kas sa saad aidata. See annab õpilastele kindlad väljendid, mida nad saavad kohe kasutada. Eriti oluline on see mitmekeelses klassis, kus õpilased ei pruugi julgeda rääkida. Selline lihtne tugi aitab neil keelt kasutada ja tunda end kindlamalt. Celali eelmises näites oli peale koolikeele veel ka 2 olulist tegurit, millega saame toetada õpilaste tegutsemist koolis, isegi kui ta alles õpib koolikeelt. Esimeseks on visuaalne tugi. Tähtsad sõnad, väljendid ning mõisted on kogu aeg saadaval, nähtavas kohas. See aitab ja toetab eriti õpilast, kelle aju on juba koormatud uues keeles tegutsemisest. Kui tähtsad sõnad ja väljendid, mida ta tihti vajab, on seinte peal nähtaval, see aitab tal neid kasutada ja samas võtab natuke pinget maha. Kui mulle ei tule meelde, saan seina pealt ikka kätte. Kuid selles näites on ka teine vaadenurk, mida sa äkki juba märkasid. Celal teeb need asjad koos õpilastega, arutab koos nendega, milliseid asju neil hetkel vaja on. See näitab 2 asja. Õpetaja on õpilaste jaoks, tahab nendega asju arutada ning nende probleeme kuulata. Samas probleemid, mida selle metoodiga lahendatakse, on õpilaste jaoks hetkel vajalikud. Tuleme jälle lähiarengutsooni juurde. Arvan, et mõne nädala pärast saavad Celal ja tema õpilased jälle uued sõnad ja väljendid seinte peale panna, sest eelmised on juba õpilastel peas. Vahel palun õpilastel selgitada ülesannet oma sõnadega ja omas keeles. Näiteks, pärast ülesande lugemist küsin, kuidas sina sellest aru said? Kuidas sa seda oma keeles ütleksid? Seejärel palun neil seda ka klassile lühidalt selgitada. Kui vaja, võivad nad kasutada segakeelt või lihtsamaid väljendeid. Oluline ei ole täiuslik keel, vaid arusaamine ja selgitamine. Sageli näen, et kui õpilane saab mõelda oma emakeeles, siis ta suudab ka matemaatikast paremini aru saada. See aitab luua sillad erinevate keelte vahel ja annab õpilastele julgust osaleda. See, et õpetaja julgustab õpilast kasutama kõiki keeli, mida õpilane oskab, on õppimisele päris kasulik. Seda nimetatakse koodivahetuseks ning see toetab loomulikult arusaamist, kuid toetab ka õpilase identiteeti. Nagu Celal juba ütles, see aitab luua sillad keelte vahele ning julgustab osalema ehk teeb õpilase aktiivseks osalejaks oma õppeprotsessis. Samas see sunnib teda mõtlema ja mõtlemine on ju õppimise eeldus, eks. Tihtipeale küsitakse minu käest, et kui ma lasen õpilastel kasutada oma keelt, kuidas nad siis õpivad koolikeelt ning kuidas ma tean, et nad tegelevad õppetöö ja mitte millegi muuga. Nii keeleõppe teooria kui ka minu ja Celali isiklikud kogemused näitavad,
et kui sa lood ausa ja lugupidava suhtumise oma õpilastega, on selliseid probleeme üsna vähe. Kuid jälle, kui meie, õpetajad, ainult surume peale ühte asja, ühte keelt ega hooli oma õpilastest ja nende edasiminekust, siis tekib vastuolu. Kuid kui õpilased märkavad, et õpetaja on nende jaoks, kuulab neid ja nende muresid ja tahab neid aidata, et õpetaja tunneb huvi oma õpilaste edu vastu, saab õppimisest ühine töö. Oma viimases näites kirjeldab Celal seda, kuidas veel näidata oma huvi õpilaste vastu, nii õppetöös kui ka väljaspoolt seda. Selles näites õpetaja näitab ka seda, et iga õpilase keel on tähtis ja väärt õppida. Kui õpetaja tunneb huvi õpilaste keele ja kultuuri vastu, toetab see ka õpilase enesehinnangut, eriti olukorras, kus ta on keele või kultuurilise vähemuse esindaja. Kui tunnis tuleb ette uus matemaatiline mõiste, siis ma ei anna kohe tõlget ette. Küsin hoopis õpilastelt, kuidas te seda oma keeles ütlete. Näiteks ümardamine. Ukraina õpilased ütlevad okruhlenja. Ma panen selle kirja või jätan meelde. Järgmisel päeval tulen sama sõna juurde tagasi ja küsin. Mis on okruhlenja eesti keeles? Õpilased proovivad meenutada ja selgitada. Sageli nad mitte ainult ei ütle sõna, vaid ka selgitavad selle tähendust oma sõnadega. Nii tekib tugev seos kahe keele vahel ja sõna jääb palju paremini meelde. Olen märganud, et selle meetodiga õpivad õpilased kiiremini. Ja ka mina olen õppinud palju matemaatilisi termineid nende keeltes. Selles näites toetab Celali praktika nii õpilase eesti keele õppimist, matemaatika mõistmist kui ka oma keele ja kultuuri tähtsust. Kas see vajab väga suuri rahalisi ressursse? Ei, kuid see vajab seda, et õpetaja tunneb huvi ning on piisavalt julge, et tegutseda ka keeltes, mida ta ise väga hästi ei oska. Tihtipeale õpetaja, kes tahab oma õpilasi toetada ja saab aru, et teises keeles õppimine ei ole sama kui oma emakeeles õppimine, leiab ja leiutab tõhusaid praktikaid. Kuid see, et igaüks peab jalgratta uuesti leiutama, on ju rumalus. Selleks jagamegi nii Celal ja mina kui ka teised oma oskusi, et teie saaksite uusi vahendeid ja praktikaid, millega tegutseda tõhusalt ka õpilastega, kes alles õpivad koolikeelt. Lõpuks tahan veel öelda, et keeleoskus ei ole isiku, vaid kogukonna oskus. See tähendab, et isegi kui mina tegin oma kõnes mõned keelevead, sa said ju aru, eks? Sa tahtsid teada, millest ma räägin, sest see on sinu jaoks tähtis. Samamoodi me peame toetama igaüht, kes õpib uut keelt, kas igapäevaelu või õppetöö jaoks või lihtsalt huvi pärast. Sest, et ühel päeval rääkida keelt hästi, peab ju alustama sellest, et saab rääkida halvasti ja teised tahavad ikka aru saada.